Naised vajavad magneesiumi ka erinevatel eluetappidel erinevalt. Näiteks kindlasti preemenopausi perioodil ma soovitaksin kindlasti naistel hakata juba magneesiumi tarvitama. Mul on kunagi selline ütlus olnud, et naised 45+ võiks kuni 145 aastani võtta magneesiumi päevagi vahele jätmata. Et kindlasti keha kasutab kõik ära, et ei pea nagu kartma seda. Aga mis võib-olla on vähem nagu teemaks olnud, et PMS-i ajal naised saaksid oma magneesiumi varusid taastades lõõgastada oma lihaseid ja need vaevused oleks kindlasti märksa tagasihoidlikumad, et sellel perioodil võiks tarvitada ka lisaks magneesiumi juurde. Muidugi ka teatud haiguste puhul kulub magneesiumi rohkem, diabeet, südamehaigused, need on sellised kohad, mida peaks vaatama ja peakski vaatama sellist üldist tervislikku seisundit, et peale ükskõik milline haigusseisund on, siis keha vajab magneesiumi tuge kindlasti juurde. Eakad inimesed vajavadki rohkem magneesiumi, nende toidulaud on ka võib-olla natukene vähem mitmekesisem. Samuti imetavad emad, rasedad vajavad kindlasti rohkem lõõgastamiseks ja oma rahutute jalgade ja närvisüsteemi toetuseks samuti magneesiumi rohkem. Et need on need kohad, mida nagu tasuks kindlasti vaadata. Karl juba rääkis, et kui palju on see magneesiumi vajadus, et see on väga varieeruv. Et väga selline tunnetuse koht, et tasuks need sümptomid läbi vaadata ja ennast hinnata, et kui hästi mu lihased taastuvad ööga ära. See on nagu selline hea koht, et vaadata, et kas mul on midagi puudu, kas ma saaks millegagi ennast toetada.